Nii, aga ma arvan, et me saame vaikselt pihta hakata. Ma jagan oma ekraani ja hakkame siis pihta. Räägime täna, kuidas alustada investeerimisega ja kuidas seda teha siis nagu maailmaturgudel. Aga ennem kui me selle juurde lähme, siis kiire kodukord. Alustame sellest, et meil on niisugune koht olemas nagu Slido. See link on ekraanil ja siis siin all on see number. Et selle kaudu on teil võimalik esitada mulle ja Märtenile küsimusi. Meil on juba päris palju küsimusi seal ees. Eks me sätime oma tänast juttu ka siis nende küsimuste järgi. Et me oleme võtnud niisuguse kava, kus me lähme siis algusest peale, et kuidas investeerimisest üldse mõelda, miks mõelda niimoodi, mis on esimesed sammud, mis on võib-olla need esimesed riskid ja ohukohad, mis on, et inimestel oleks mugav siis selle tegevusega pihta hakata. Aga kui ma siit Slidost juba vaatan esimesi asju, esimesi küsimusi, siis siin kohe üks küsimus on, et miks investeerimist nii palju nagu promotakse viimasel ajal, et noh, miks see vajalik on, et võib-olla proovime sellele vastata. Et kas ETF-id on olulised asjad väikeinvestorile, kuidas minna siis ETF-idelt võib-olla tavaaktsiate peale või üldse, kuidas neid valida, sest neid on ju tuhandeid maailmas, et kõik väga nagu väärt küsimused. Ja keegi siin küsib kohe, et kas koolitus on järelvaadatav, siis jah, me lindistame seda, et seda saab pärast järgi vaadata, kellel on huvi, loodetavasti on see siis kasulik. Aga suures plaanis tänane agenda on siis, et kuidas üldse alustada, mis on erinevad kontod, teenustasud, erinevad maksud selle juures, aktsiad, indeksfondid ja räägime ka natuke Lightyearist. Aga tänased õhtujuhid meil siis on, mina olen Martin Sakk, ma olen Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht. Minu taust on, ma olen pikalt tegelenud investeerimisega ja pikalt tegelenud finantstoodete ehitamisega, seda nii Eestis pangas, seda Transferwise'is kui siis nüüd Lightyearis. Ja minu elu missioon on suhteliselt lihtne, et kuidas teha paremaid investeerimistooteid inimestele. Et kuidas seda tehnoloogiat kasutada selleks, et inimestel erinevad finantstegevused oleksid lihtsamad ja kasulikumad. Aga meiega on tänane ekspert on Märten Kress. Märteni investeerimistaust on väga pikk ja see on hästi palju erinevaid silte, mida saab inimese külge panna, aga äkki me palume Märtenil ise öelda, et kes sa oled ja võib-olla ka ütled, kuidas sina investeerimisega alustasid? Tere kõigile ja minu investeerimisega alustamine jääb aastasse 1997, et ma isegi ei hakka arvutama, kui ammu see oli ja disclaimer, et ärge tehke järele seda, mida mina tegin ehk õppelaenu eest Tallinna börsilt aktsiate ostmist, esimesed katsetused. Aga nagu sa ütlesid, siis see taust on olnud päris kirju, et akadeemilise poole pealt oma magistrikraadi ma tegelikult tegin finantsturgude modelleerimises ja tegin seda Taanis Aarhusi ülikoolis, sealt edasi olin näiteks riigikassa riskijuht, kõik need Eesti reservid olid siis minu hallata, et need mitte rahaliselt hallata, vaid see riskide pool. Sealt edasi 10 aastat olin pensionifondide fondijuht ja viimased 10 aastat olen püüdnud seda kõike tehtud ja kogetud ja õpitud siis jagada siin rahatarkuse maailmas. Ehk siis kirjutanud raamatuid, ETF-ide raamat on siin parasjagu lõpumüügi tuules, et paarkümmend raamatut veel laos on. Ja kõige rohkem aega täna läheb mul Miljoniklubi peale ehk investeerimisklubi eestvedamisele, mis on siis selline virtuaalne investeerimisklubi, mis aeg-ajalt kohtub ka silmast silma. Suurepärane, tundub, et mees teab, mis mees räägib. Miks me räägime investeerimisest? Keegi küsis, et miks seda investeerimist nii palju propageeritakse. Ma võib-olla teen nagu otsa lahti siin, et see on üks hea statistika, mis näitab, et Ameerikas umbes 60% inimestest investeerib. Euroopas on see ainult 20%. Erinevates Euroopa riikides on see erinevad tasemetel. Eestlased on suht tublid olnud, kindlasti mitte nagu Ameerika tasemel.
mingites naabritel meil on siin see investeeringute number on isegi tihtipeale võib-olla ühekohaline, et see on päris karm. Miks see vajalik on see, et ma ise suhteliselt nagu selgelt arvan, et kui sul on enda tagala kindlustatud, kui sul on finantskindlus elus, siis see aitab tegelikult sul A, natuke vähem muret tunda, aga B, ta annab sulle võimaluse teha neid asju, mida sa tahad. me kõik tahaksime, et tegelikult meil oleks natukene lihtsam elu. Ja ma arvan, et ainuke viis seda tegelikult täna saavutada on ise seda ehitada, sest kui ma siia natuke statistikat juurde panen, siis kunagi oli Eestis sihuke uuring, et kuidas inimesed pensionipõlve elama hakkavad, siis no ikka üle poole on puhtalt riigipensionist, aga meil tegelikult on olukord on ju see, et ühiskond on vananev, riigid peavad järjest rohkem pensionit maksma ja see pensionitase, elatustase ei ole võib-olla seesama alati, mis inimesel on nagu sinnamaani, et tahaks, et oleks hästi. Aga teiselt poolt ka see, et kui sul ikkagi midagi juhtub elus, siis oleks ju päris hea, kui sul on tegelikult endal see kindlus olemas ja ei peaks siis lootma, et äkki keegi kuskilt päästab sind. Et see on päris oluline. ma Aga lisaks siia, ma Martin korra jah, hüppan siia kohe, ma lisaks selle ühe kolmanda ehitusklotsi ka sinna, et miks see investeerimine tegelikult hea on. see on natukene nagu mingi trenni tegemisega või mingite selliste muude asjadega, et kui sa oled tükk aega teinud, siis jõuad kuidagi sellele taipamisele, et huvitav, kuidas ma ilma enne üldse elada sain. ehk kuhu ma siis oma mõttelõngaga tahan jõuda, on see, et kui meil on see enda seljatagune kindlustatud, täpselt nii, nagu sa ütlesid, siis kuidagi avanevad mingisugused uued potentsiaalid, mis tähendab seda, et me nii eneseteostuse kui karjääri vallas saame siis kuidagi julgemalt ja, ja agaramalt teha just täpselt neid asju, milles me oleme head ja mis meid tõeliselt kõnetavad või meile tähtsad on. et see annab tegelikult sulle päris palju võimalusi, et võib-olla natukene võrdsustada sellega, et kui me ikkagi aastas korra autoga käime hoolduses ja võib-olla kui hästi läheb, siis käime tervisega ka, et siis finantsiga võiks ka mõelda niimoodi, et me ikkagi vaatame oma situatsiooni üle ja siis teeme nagu investeeringuid läbi selle, et meil nagu tulevikus oleks parem ja kindlam. täpselt nii. Aga tihtipeale hakatakse rääkima investeerimisest hoopis teise nurga alt, et tuleks hoopis natuke säästa. Et Märten, miks see nii on? no enne kui me jõuame sinna investeerimise teemani, siis me ei saa üle ega ümber sellest, et meil peab see esmane tagala olema kindlustatud ehk olemas olema see niinimetatud meelerahufond või hädaabifond või kes iganes, kuidas seda nimetada tahab. lihtsalt selle tarbeks, et kui meil juhtumisi sissetulekud kaovad või tuleb ootamatuid kulutusi, siis meil on kusagilt raha võtta ja see kusagilt, see ei ole meie investeerimisportfell. ja miks? noh, väga lihtsal põhjusel, et börsid tavaliselt kipuvad langema no enam-vähem sellisel samal ajal, kui majandusel läheb üldiselt halvasti, tööturul lähevad asjad nigelalt, võib-olla on koondamise tõenäosus suurem ja nii edasi. ehk väga sageli me näemegi seda, et meie sissetulekud vähenevad või kaovad täpselt siis, kui majanduses ja finantsturgudel on segased ajad ja see on ju see kõige halvem hetk või olukord, millal oma portfellist midagi müüma hakata. ja sellepärast ongi hea, kui meil on see meelerahufondi klotsikene või jalg seal olemas või sammas. ja tavaliselt öeldakse, et noh, selline miinimum 3 kuu kulud võiks olemas olla, et ma rõhutaksin, et me ei räägi mitte sissetulekutest, vaid me räägime kuukuludest. ideaalis võiksid on ju olla kulud väiksemad kui sissetulekud, et alati on mingisugused säästud olemas ja tasubki siis mõõta, et sihuke 3 kuni 6 kuu kulude osas võiks see rahavaru olemas olla. ja noh, tegelikult mul endal on kuidagi selline veendumus, et kui sa juhtumisi ise oled ettevõtja või vabakutseline või te perekonnas mõlemad näiteks olete elukaaslase või abikaasaga, et siis see puhver peaks olema no natukene suurem isegi, võib-olla sihuke aastakulud on ju. nüüd kõik, kes siin kiiresti peast arvutama hakkasid, et mis on nende kuukulud, siis ma ühe nüansi ütleks võib-olla veel, et tegelikult me neid oma igakuiseid kulusid saame jagada 2 kategooriasse ka. et meil on sellised vajalikud kulud ja siis meil on siuksed kõik muud kulud, on ju, mis on nagu soovid ja tahtmised. et kui sa tahad olla siis selline
ekstra detaili minna, siis sa võid neid kulusid ka eristada ja esialgu siis mõõta seda, et mul oleks 3 kuu hädavajalikud kulud kaetud, räägime siis toit, eluase ja kommunaalid on ju, mingil määral võib-olla transport. Jah, ja, ja selle meelerahufondiga on selles suhtes asjad lihtsad, et seal on paar kindlat nõuet, millele peab see meelerahufond vastama, ehk siis selge on see, et me ei pane seda raha aktsiatesse, me ei pane seda raha mingisugusesse investeeringusse, kust me ei saa teda 3 aastat kätte näiteks, on ju. ei laena seda mõnele sõbrale ettevõtte alustamiseks ja kõike muud sellist, ehk siis me peame selle raha paigutama nii, et see põhiosa ehk see summa, mis me oleme säästnud, see põhiosa on kaitstud ja see põhiosa on sisuliselt koheselt kättesaadav ehk ligipääsetav ka, et näiteks ütleme, et meil on seal 5000 või 10 000 on ju meelerahufondi summa, siis me hoiame seda sellisel moel, et suhteliselt suure tõenäosusega on ju see 5000 või 10 000 või mis iganes see summa oli, me teame, et me saame igal ajahetkel sellele ligi ja selle väärtus on vähemalt see 5000. ja noh, siin on 2 hästi lihtsat lähenemist, no lisaks sellele, et me võime seda pangakontol hoida, teine variant on, me sõlmime tähtajalised hoiused. Mulle endale meeldib teha nii, et kui vähegi intressid on sellised arvestatavad, siis ma sõlmin tähtajalisi hoiuseid, mis lõpevad iga 3 kuu tagant. ja siis, kui see hoius lõpeb, siis ma pikendan ta 12 kuuks. Natukene sellist nokitsemist ja võib-olla Exceli tabeli pidamist ja asjade meeles pidamist. Kes tahab eriti mugavat lahendust, siis rahaturufond. Ja neid rahaturufonde läbi Lightyeari saab ju väga mugavalt soetada, et hoian oma meelerahufondi isegi seal. Tegelikult ma võin siin kohe ühe praktilise elulise näite ka tuua, et ma ise oma eraelus olen praegu sellises faasis, kus meil on väike laps kodus. Naine veel täiskohaga tööl ei käi ja lihtsalt ütlesingi talle ka, et näed, et meil on selline summa praegu pere meelerahufond, see on rahaturufondis, see on igal hetkel kättesaadav, arvesta sellega, et kuni selle kuupäevani tea, et nagu no pressure on ju, sa ei pea vägisi mõtlema tööle mineku peale, meil on olemas rahatagavara selleks perioodiks. ma arvan, et see on väga mõistlik. Ma ise teen midagi sarnast, et ma ehitan maja ja siis tekivad erinevad kulutused, et siis ma kunagi ei tea, millal see on, et senikaua ma hoian siis seda vaba raha, mis mul, ma tean, et tulevikus on vaja, aga ei julge täna kinni panna, siis hoian ka samamoodi rahaturufondis. Teenin natuke juurde. Okei, aga kui me nüüd lähme siit investeerimise juurde, siis investeerimises on palju asju, et kust pihta hakata, mis on risk ja mis on tootlus üldse? Ja kohe räägime sellest, mul üks asi tuli veel meelerahufondi osas meelde. Praktilises vaates on ju kõik, kes tegid arvutuse läbi, mõtlesid, et näiteks mu kulud on 1500 ja 3 kuu summa on 4500, ma ei saa seda nipsust on ju kokku koguda. Ja te siin ütlete, et ärge enne investeerige, kui see meelerahufond on koos, siis teed oma peas arvutused, mõtled, et ma kogun seda aasta või 2. Põhimõtteliselt mott on maas, veebiseminar läheb kohe kinni ja nägemist on ju. Et praktikas on hästi lihtne moodus selle meelerahufondi ülesehitamiseks paralleelselt koos investeerimisega. Võtta oma see igakuine investeeringuks mõeldud summa või see säästusumma, pane pool meelerahufondi, teine pool investeeri. Jah, sul ei ole see meelerahufond täies ulatuses olemas, aga 50, 100, 500, 1000 on alati parem kui 0 on ju. Et midagi on alati parem kui mitte midagi, et see on see hea viis alustada selle meelerahufondi ülesehitamist ja samal ajal siis investeerimist ka. Nii, tuleme siis selle investeerimisteema juurde, et ma pean siin nagu sellise tahtliku pausi, sellepärast et vaadake, me läheme nüüd korraks sellise härra juurde nagu Daniel Kahneman, kes kirjutas raamatu Thinking Fast and Slow ehk aeglane ja kiire mõtlemine ja tema rääkis meile sellest, et meil on 2 viisi, kuidas meie aju mõtleb. Meil on loogiline mõtlemine. See on see, mida me tahaksime investeerimises ka rakendada, on ju, et me analüüsime, võrdleme, mõtleme, planeerime, aga siis meil on olemas ka automaatne selline kiire mõtlemine, mis ongi selline kiirreageerimisrühm, et ta on alati esimesena kohal, otsib mingeid sarnasusi, paralleele minevikust, on ju, meie enda mälust. Ja
nüüd need järgmised pildid, mis me läbi käime, nende kõigi eesmärk on ainult üks asi: õpetada teie seda niinimetatud kiirreageerimisrühma välja reageerima veidi adekvaatsemalt. See tähendab seda, et me üritame lükata seda silmaringi veidi laiemaks kogu seda investeerimismaastikku ja finantsturgude ajalugu vaadates ja laduda siis seda vundamenti selliselt, et me saame rahulikult ja mõnusalt astuda esimesi samme pikaajalise investeerimise teekonnal. Ja põhimõtteliselt esimene pilt, mida te siin enda ees praegu näete, on erinevad varaklassid ja horisontaalteljel me näeme siis riskimõõdikut, mis matemaatiliselt ei ole mitte midagi muud kui tootluste standardhälve. Inglise keeles on tema nimi volatility ehk eestikeelses volatiilsus. Ja vertikaalgraafikul on meil siis keskmine aastane tootlus. Ja te näete natuke sellist korrapära, et justkui mida kõrgem on risk, seda suurem on olnud see mineviku ajalooline tootlus. Ja me saamegi siin hakata vaatama, et alustame siin kõige madalamast, on ju siin cash'i all ongi lühiajalised võlakirjad ja rahaturufondid. Ajalooliselt nad siin eurodes mõõdetuna on pakkunud viimase 20 aasta jooksul pisut alla 2% aastas ja ega neil see hinnarisk ka väga suur ei ole, et natukene seda kõikumist on, aga mitte märkimisväärselt. Et põhimõtteliselt me võimegi siin seda volatiilsuse numbrit tõlgendada nii, et kui see oleks 2, siis keskmine aastane hinnakõikumine on 2% sellel varaklassil. Kui me vaatame ülevalt paremalt nurgast, näeme global equities ehk globaalsed aktsiad, siis me näeme, et siin see riskimõõdik on justkui 8 korda suurem ehk keskmine aastane kõikumisulatus on 16%. Loomulikult alati on aastaid, kus turg on rahulikum ja siis on need siuksed kriisiaastad, aga see on selline keskmine. Ja tegelikult siin graafiku peal on sellised traditsioonilised varaklassid välja toodud, et sinna ülemisse paremasse nurka saab neid punktikesi joonistada veel ja veel. Me võime sinna panna idufirmad ja venture capitali ehk siis riskikapitali. Me saame sinna lisada krüptod, võrdluseks näiteks kõige rahulikuma krüptovara, kõige rahulikuma ehk Bitcoini volatiilsus on jäänud siin viimastel aastatel vahemikku 50–80% aastas. Ehk siis Bitcoini hind aastas, ühe aasta sees kõigub keskmiselt 50%, kuni 80%. Et sellised need skaalad on ja siit natukene tuleb välja ka siis see, et kellel kui palju seda riskiisu on ja kui palju sinna ülesse paremale nurka liikuda võib, kui suure osaga oma rahadest. Aga kui me liigume järgmise pildini, siis see on üks olulisemaid asju, mida iga aktsiainvestor võiks oma silma ees ja kuklas seda pilti omada, kas või printige välja ja pange 3 kuuks seina peale. Ja me näeme siin ülemisel paneelil rohelisega siis aktsiaturgude tõusufaase, mida nimetatakse pulliturgudeks, ja alumisel paneelil halliga näeme aktsiaturgude langusfaase, mida nimetatakse karuturgudeks. Ja siit tasub kaasa võtta endale 2 lihtsat teadmist, mis tulevad sisuliselt statistikast. Et umbes 70% ajast on aktsiaturud tõusvad ja ülejäänud 30% on siis meil tegu aktsiaturgude langusfaasiga. Ja kui te hakkate nüüd vaatama neid graafikuid natuke detailsemalt, siis te näete, et jah, tõsi on ju, et neid rohelisi alasid, seda rohelist pindala on graafikutel justkui rohkem, ehk siis ajaliselt ongi tõusufaas meil pikem, kestab kauem ja on neid rohkem. Teistpidi, mida me siit veel näeme, me näeme seda, et need tõusufaasid on veidi nagu mööda treppi üles minek, tasapisi läheme suhteliselt pikalt, aga need langusfaasid ehk karuturud, enamasti need on sellised kiired lühikesed, a la on ju mööda treppi läheme üles ja liftiga tuleme alla, on ju. Et tavaliselt sellised need aktsiaturud tsüklid kipuvadki olema. Ronime ülesse aeglaselt ja pikalt ja siis on vahepeal need jõnksud alla. Aga pange siis tähele ka seda, et need karuturud ehk langusfaasid, need on oluliselt lühemad ajaliselt, kui on
faasid ja noh, sellised statistiliselt tavaliselt öeldakse, et kui tuleb selline langusfaas, mis käib käsikäes majanduslangusega, siis 9–18 kuud on keskeltläbi ühe aktsiaturgude langusfaasi pikkus. Et see on siis selline langusfaas, kus majandusel läheb halvasti, ehk meil on majanduslangus, pluss aktsiaturud hakkavad otsa allapoole keerama. Samas te näete siin graafikul selliseid väga järske sutsakaid ka, olgu see siis 2020. aasta pandeemiakriis, kus sisuliselt 4 nädalaga tehti –34. Me võime siia tuua ka mõneti eelmise aasta aprillikuu, on ju kogu selle tariifitralli, kus ka väga kiirelt tehti mõne nädalaga praktiliselt seal –20, –21. Aga enamasti need pikad langusfaasid, viimane, mida me kogesime, selline jäi aastasse 2022, on siis 9–18 kuud. Ja Martin, aga kui ma nüüd alustan investeerimisega, siis kas ma peaksin välja mõtlema, et kas täna oleme langusfaasis või kus me oleme omadega, et mis järelduse ma endale teen sellest? järeldus, mis tasub endale teha, on see, et iga 3.–4. aasta sa pikaajalise investorina näed oma portfellis miinust. Ja kui sa juhtumisi alustad täpselt siis, kui langusfaas pöördub tõusufaasiks ja sa vaatad, et oi, esimesel aastal ma sain +15, järgmisel aastal sain +20, kolmandal sain +12 ja siis sa ühtäkki mõtled, et oi, ma olen vist mingi geenius, et ma oskan ikka eriti hästi investeerida, siis tegelikult ei ole, et see on nii need faasid käivad, nii need tsüklid käivad, et hea mitu aastat ülesse ja siis küll tuleb ka see langusfaas ka. Et noh, see on täitsa eraldi teema, et kas püüda neid langusfaase ajastada või mitte. Siin neid meetodeid ja võimalusi on palju ja erinevaid, aga võib-olla selline kõige olulisem kainestav statistika, mida teada, on see, et kui me vaatame elukutselisi fondijuhte, siis indeksifirma S&P Dow Jones peab statistikat selle kohta, et kui paljud fondijuhid edestavad turuindeksit. Ja kui me mõõdame tavaliselt sellises 5 või 10 aasta perspektiivis, siis noh, sihuke suurusjärgus 80–85% elukutselistest fondijuhtidest, kes tegelevad sellega iga päev 8, 10, 12 tundi, jäävad turuindeksile alla. Et see võiks natukene meid suunata sellele rajale, et mida iganes me oma portfelli kaasame aktsiaturgudel, siis üks oluline komponent seal võiks olla turuindeksid ehk laiapõhjalised ETF-id, aga nendest me jõuame siin täna rääkida veel. Turud liiguvad üles-alla ja ei tasu liiga palju järeldusi teha, kui on paar aastat väga hästi läinud või kohe alguses natuke kehvasti, et tegelikult aeg on oluline. Täpselt nii. Aga liigume edasi. Jah. Sageli on küsimus, et noh, täna ma ei tea, kas me saame siin öelda, et me oleme kõigi aegade tippude lähedal, et meil on siin viimased mõned nädalad olnud natukene turgudel langust, aga no me ikkagi võime öelda, et me oleme suhteliselt kõigi aegade tippude lähedal, nii Euroopa börsidel, USA börsil, teiste riikide börsidel ka õige mitme puhul. Ja sageli kohtan ma nagu sellist vastulauset või argumenti, et me oleme kõigi aegade tipus, et täna pole küll mõtet alustada, et ma ootan ära, mul on mingi raha kogutud, ma ootan ära, kuni tuleb langus ja siis ostan. Ja võt selle graafiku vasakpoolsel paneelil te näete rohelise täpikesega kõiki neid hetki, siis sisuliselt kui turg tegi kõigi aegade tipptaseme ja parempoolsel graafikul me võrdleme siis seda, et mis siis, kui me investeerime aktsiatesse ükskõik mingil suvalisel päeval, hallid tulbad, või investeerime ainult nendel päevadel, kui aktsiaturg teeb oma kõigi aegade tipu. Siin me räägime USA suurfirmadest ehk SP500 indeksist. Ja te näete sellist üllatavat statistikat, on ju, et õige mitmes ajahorisondis, olgu selleks 3, 6 kuud, 1 aasta, mitte 3 kuud, vabandust, 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat, 5 aastat. Need rohelised tulbad on kas sama või kõrgemal, ehk siis see tootlus, mis me saame siis, kui me tegelikult investeerime päris turu tipus, isegi 5 aasta perspektiivis on ajalooliselt olnud parem kui see, et me investeerime mingisugusel suvalisel päeval. Ja kust see tuleb? See tuleb väga lihtsast sellisest
kuidas siis seda öelda, turgude karakterist või karakteristikust, mille nimi on momentum ehk tõusuhoog. Et kui see tõusuhoog on üles saadud, siis tõenäosus tõusu jätkumiseks on suurem kui selle tõusu pöördumine languseks. Ja tuletame meelde, et eelmisel graafikul me nägimegi, on ju sihuke 70-30, et tõusufaasid kestavad ka ajaliselt rohkem. Ehk siis tõenäosus mängib ka siin selle kasuks, et isegi kõigi aegade tipust ostes me tegelikult oleme saanud ajalooliselt päris head tootlust. Siis siin üks küsimus on tulnud, et sa natuke juba mainisid selle, et kas täna on siis karuturg või pulliturg, et mida alustav investor peaks sellest arvama kõigest? No niimoodi traditsiooniliselt defineeritakse karuturgu selliselt, et kui aktsiaindeks on tipust langenud vähemalt –20% ja siin me räägime siis globaalne aktsiaindeks või Euroopa või USA aktsiaindeks tipust vähemalt –20%, siis me saame öelda, et me oleme karuturul. Kui see langus on väiksem kui –20, ütleme, et seal vahemikus 10-20, siis me räägime korrektsioonist, et mitte päris langusfaasist. Ja täna me selgelt ei ole ei korrektsioonis ega ei ole ka karuturul ehk langusfaasis. Me oleme jätkuvalt aktsiaturgude mõttes tõusutrendis. Ja tegelikult seda tõusutrendi on väga lihtne määrata. Meil on üks selline lihtne mõõdik, mida saab graafikule kanda nagu 200 päeva libisev keskmine. Ja me tahamegi tavaliselt kuvada siis aktsia hinnagraafikul ja kuvada ka selle 200 päeva libiseva keskmise. Ja seni kaua, kuni see 200 päeva libisev keskmine on ise tõusev, see jooneke, ja aktsia hind on ülevalpool seda 200 päeva libisevat, siis tavaliselt öeldakse, et me oleme tõusutrendis ja enamasti see tähendab ka siis seda, et me oleme sellel pulliturul. Okei, aga ma võtan su jutust siit kaasa see, et kui ma vaatan seda parempoolset graafikut, et tundub, et aeg on oluline, et võib-olla olulisem kui see, kas me oleme täna karu- või pulliturul. Täpselt. Ja seda me näeme järgmisel graafikul eriti hästi, et keskendume siin nendele rohelistele tulpadele, mis näitavad siis aktsiaturgude kalendriaasta tootlusi. Kui me vaatame seda kõige vasakpoolset tulpa, kus on siis 1 year ehk 1 aasta, siis sisuliselt meil on siia kuvatud rohelise tulbana see, et kui me võtame viimase 75 aasta aktsiaturgude andmed, siis me näeme, et kalendriaastate lõikes sisuliselt kõige halvem tulemus, mis ühe aasta lõikes investeerides sai olla sellel perioodil, oli –37, kõige parem oli +52. Nüüd, kui me investorina mõtleme, et me paneme oma raha 1 aastaks aktsiatesse, vot siis täpselt selline ongi see meie oodatav tulemuse vahemik, on ju, see tootluse vahemik. Nüüd, nii kui me lükkame oma peas selle investeerimishorisondi 1 aasta pealt 5 aasta peale, siis vaadake, kuidas see tulemuste varieeruvus kokku kuivab. Et kõige halvem variant on –2% aastas, kõige parem variant on 29% aastas üle selle 5-aastase perioodi, keskmine aastane tootlus +29. Lükkame selle horisondi veel pikemaks, lükkame 20 aasta peale ja seal me statistiliselt jõuame sinna, kus viimase 75 aasta jooksul pole olnud ühtegi perioodi, kus aktsiainvestor on teeninud negatiivset aastast tootlust ehk kõige halvem 20-aastane periood, mis me leiame, on +6% aastas ja kõige parem on siis +18. Ehk sisuliselt, mida see graafik meile ütleb, on ju, ta ütlebki seda, et aeg on investori parim sõber ja kui sa tahad aktsiainvestorina kasutada ära seda kõige lihtsamat tasuta lõunat, siis mõtle kohe alguses nii, et ma investeerin pikaajaliselt, on ju. Ma panen aktsiatesse selle raha, mida ma tõesti saan turule suunata aastateks, kui mitte aastakümneteks. Ja tegelikult ega siit samast graafikult tuleb hästi see ka välja, kui te olete ükskõik kas mõnda pensionifondi või mõne pangatoote puhul vaadanud või ETF-ide puhul ka, et miks sageli öeldakse, et minimaalne soovituslik investeerimisperiood 5 aastat on ju. Et suuresti see tulebki selle sama statistika pealt. Et siis me teame, et keskmine investor, kes ostab seda suure tõenäosusega, ta teenib positiivset tootlust ehk ta ei hävi siis oma aktsiainvesteeringutega. Ja sisuliselt sama asja me näeme siin ka, aga me nüüd võtame juurde siia lühemad perioodid ka.
ehk kes on unistanud päevakauplemisest ja lambodega ringi sõitmisest, siis vaadake seda esimest tulpa vasakul ääres ehk one day. Põhimõtteliselt turuindeksit ostes üheks päevaks, hommikul ostan, õhtul müün või hommikul ostan, järgmise päeva hommikul müün. Meil tõenäosus lõpetada positiivse tootlusega on natukene parem kui mündivise ehk 53%. 2, 3, 4, 5 päeva puhul see ikkagi jääb sinna 50% kanti. Kui me lükkame oma horisondi poole aasta peale ehk 6 kuu peale, tõstame selle tõenäosuse 70, 71, ühe aasta puhul juba 75% ja nii edasi. Ehk jällegi, see on kõige lihtsam viis panna tõenäosust ja statistikat enda kasuks tööle, lükka see investeerimishorisont pikemaks. Ma lihtsalt ütlen ka, et see ei tähenda nüüd seda, et kõik raha, mis ma aktsiatesse panen, et see läheb kuhugi mutiauku ja ma ei tohi seda mitte kunagi välja võtta, on ju, et see ei tähenda kindlasti seda. Aga kui me sätime oma ootused kohe investeerima hakates nõnda, siis see on üks väheseid tasuta lõunaid, nagu ma ütlesin, millest me saame siis kasu lõigata investeerimises. Suurepärane. Nii et aeg on väga oluline, et me oleme seda õppinud siit. Kui me nüüd edasi lähme, ma vaatan seda pealkirja, et aktsiaportfelli hajutamine. Et täna oleks ju väga tore, et ma vaatan Nvidia viimase aasta käitumist ja tundub, et on väga lihtne rikkaks saada. Et miks seda hajutamist siis ikkagi vaja on? No kipub ikkagi olema nii, et sinna börsidele satuvad väga eriilmelised ettevõtted. Alustame kas või sellest, et seal on ettevõtteid, mis on suhteliselt varases faasis, mis tähendab, et nende tõenäosus ebaõnnestumiseks on päris kõrge. Siis meil on seal kiires kasvufaasis ja küpses faasis ettevõtteid, mis on stabiilsemaid, aga meil on ka seal selliseid nii-öelda dinosauruseid või allakäiguspiraalil olevad ettevõtted, mille puhul jällegi, ega me ei tea, kaua nad siis välja venitavad, on ju, seda toimetamist jätkuvalt, et kaua nende äri veel suudab õitseda või õilmitseda. Ja selle aktsiaportfelli hajutamise osas mulle tegelikult väga meeldib finantsanalüütiku ajakirjaniku Tom Engli tsitaat, mis siia kirja sai, et kui see üks aktsia, see üks potentsiaalne kasvurakett, mille ma nüüd siin välja valin, ta tõesti osutub selleks kasvuraketiks, siis tegelikult ainult nii natukene on kõik, mida ma tahan, sellepärast et kui ta on tõesti päriselt see järgmine Nvidia või järgmine Amazon või mis iganes me siin näiteid võime tuua, siis me räägime seal ikkagi nende aktsia hinna või tootluse mitmekordistamisest, isegi mitmekümnekordistamisest, on ju. Aga teistpidi vaadates, kui see potentsiaalne kasvurakett ei ole kasvurakett, vaid ta kukub kops maa peale tagasi, siis tegelikult täpselt nii palju on see, kui palju ma tahan, et mul teda portfellis oleks, mitte rohkem. Sest muidu ta tõmbab kogu mu portfelli tootluse endaga kaasa. Et ühesõnaga mõistlik on üks asi, mis tihtipeale võib-olla läheb inimestel ka meelest ära, on see, et kui me räägime siin ETF-idest ja indeksitest või üldse investeerimisest, siis tegelikult investeerimine me ostame tüki mingi ettevõtte käekäigust, et me unustame ära, et need on ju päris ettevõtted, nendel omad käekäigud ja see, mis Märten välja toob, et tihtipeale on mõistlik omada tükki mitmetest ettevõtetest, ühe ettevõtte käekäik ei võib-olla mõjuta kohe nii hästi sinu portfelli, et kui ettevõte läheb hästi, see on küll tore loomulikult, aga kui kehvasti, siis see mõju võib päris suur olla, et siin tuleb see hajutamine mängu. Täpselt. Ja me praegu alustasime siin seda üksikaktsiate poolt, aga ma arvan, et see on täna oluline, sellepärast et meil on päris aktiivne on ju sotsiaalmeedia ja me ühel või teisel moel kõik jälgime sotsiaalmeedia erinevaid platvorme ja kui me oleme investeerimised huvilised, siis meile genereeritakse seda investeerimissisu ka päris palju ja igasuguseid aktsiasoovitusi ühel või teisel moel või järgmisi rakette ja suuri võitjaid, on ju. Siis sellepärast räägimegi täna sellest hajutatusest ka ja jällegi finantsturud on selles suhtes nagu tore valdkond, et siin on väga palju lihtsat matemaatikat, mille
tundmine annab meile päris tugeva eelise pikaajaliselt siis oma portfelli edukalt üles ehitada. ja sellel graafikul me näeme seda, et juhul kui me võtame oma aktsiaportfelli ainult ühe suvaliselt valitud aktsia, siis tema keskmine kõikumise ulatus, hinna kõikumise ulatus aasta lõikes on 39%. kui me võtame 5 aktsiat, eeldusel, et nad on erinevatest sektoritest ka, et ei ole kõik ainult on ju tehnoloogiafirmad või kõik ainult naftafirmad, et natukene erinevatest sektoritest ka, siis me kohe näeme, et meie portfelli see hinna kõikumise ulatus kukub 39 pealt 25 peale. kui me lükkame aktsiate arvu 10 peale, näeme, et see hinnakõikumise ulatus ehk volatiilsus langeb 21-22% peale, 15 peale lükkame, siis näeme, et volatiilsus on 20%. ehk sisuliselt siit me jõuame välja sellise rusikareeglini, et juhul kui sa otsustadki, et sa tahad minna seda teed, et sinu portfellis on ainult üksikaktsiad, siis selline 15-25 aktsiat erinevatest sektoritest, siis tegelikult sul on suur osa hajutatusest käes, mida erinevate aktsiate omamine suudab pakkuda. Et me räägime siin nüüd ettevõtte spetsiifilistest riskidest ehk sellest, et sellel konkreetsel ettevõttel ei lähe hästi oma äriga või on seal sektoris parasjagu mingid vastutuuled või on mingid seadusandlikud on ju muudatused, vastutuuled. Me räägime sellest niinimetatud ettevõtte spetsiifilisest riskist, mitte tururiskist üleüldisena. Et sisuliselt me näemegi, et mis siit alles jääb, see 100 aktsia puhul on ju see 18, vaat see on see turu üldine, aktsiaturu üldine hinnakõikumise risk. Et seda me nägime eelnevatel graafikutel ka, et siis see number oli seal 16-18 on ju ligikaudu. Ja siin on hästi lihtne selline soovitus nendele, kes tahavad üksikaktsiatest oma portfelli üles ehitada või ka investeerida siis üksikaktsiatesse ühe osaga oma portfellist, et hajuta ehk osta mitu erinevat ettevõtet mitmest erinevast sektorist ja hoia vähemalt 5 aastat. Et me kohe siin näeme nende kõverate peal, alumine hall kõver näitab siis justkui seda, et kui me hoiaksime 1 aasta, kõige ülemine sinine või lillakas näitab seda, et me hoiame aktsiat 5 aastat ja X-teljel jooksevad siis see, et kas me soetame 1 aktsiat, 5 aktsiat, 10, 15, 20 või 25 ja jookseb siis või siis vertikaalteljel me näeme, et mis on tõenäosus lõpetada oma portfelliga positiivse tootluse poole peal siis kas 1, 3 või 5 aasta perspektiivis. nii et me oleme jõudnud, aeg on oluline, aga tuleb ka hajutada, sest muidu võivad üksikud sündmused sinu portfelli liiga palju mõjutada. siin on vahepeal üks küsimus ka tulnud, et see on kõik tore, aga kuidas neid aktsiaid ikkagi nagu valima peaks siis või mis see nagu loogika on, kui sa nagu alustad, et mis sa arvad, Märten? No tavaliselt on nii, et meis kõigis on kuidagi mingisugune eelistus või vajadus sees, et alustades on natukene võib-olla keeruline seda üles leida ja kätte saada, aga ma toon mõned näited, et võib-olla siis sul on lihtsam. Et kui sa oma mõttemallilt ja oma karakterilt oled selline tulevikku vaatav ja kasvule orienteeritud ja võib-olla ka töötad vastavas sektoris, on ju, et kas mõnes väikefirmas või sellises agiilses väikefirmas või idusektoris, siis suure tõenäosusega sulle tegelikult sobivad sellised kasvuaktsiad, on ju, et sellised, mis võib-olla veel ei ole isegi kasumlikud, nad on kiire arengu ja kasvu faasis, on ju. Ja siis me võimegi hakata filtreerima ehk otsima selliseid aktsiaid, millel näiteks käibekasvumäär on hästi kiire, vähemalt 20% aastas, viimase 3 või 5 aasta jooksul on näiteks käivet kasvatanud. Või sa võid ise valida selle kriteeriumi, vähemalt 30, vähemalt 50, mis iganes. Ja selliseid filtreerimise võimalusi ja tööriistu on päris palju. Fin5.com on näiteks üks hea koht, kus seda teha saab. TradingView platvormil saab seda teha, seal on päris hea screener. Teine näide siia kõrvale, et kui sa oled näiteks natukene selline rahavoo usku ja mõtled, et okei, et ma tahan omada aktsiaid, aga ma tahan, et nende aktsiate hoidmise eest mulle natuke ka makstaks.
ehk ma tahan saada dividende, siis kohe sealt sünnib siis sisuliselt see investeerimistees, et ma otsin ainult neid ettevõtteid, mis maksavad dividende. See on justkui esimene filter. Siis, kui sa natukene mõtlema hakkad, siis mõtled, et okei, et aga tegelikult ma tahaks ikkagi sellised aktsiad, mis maksavad stabiilselt igal aastal dividende. Siis sa hakkad otsima neid stabiilseid dividendimaksjaid, mitte selliseid kõikuvaid, on ju, tsüklilisi. Siis läheb järgmine mõte sinna, et okei, aga iga aasta on inflatsioon, ma tahaks, et mu dividendimaksed ka ajas tõuseks. Mis tähendab seda, et me jõuame dividendiaktsiatest dividendi kasvu aktsiateni, sellised ettevõtted, mis järjepidevalt on oma dividende suutnud kasvatada, kas 10, 20 või 50 aastat järjepanu. Et meil tegelikult kõigil endal sees mingisugused eelistused on ja kui me natuke tegeleme sellise sisekaemusega, siis võib-olla me jõuame sellele jälile ja saamegi siis neid erinevaid tööriistu kasutades hakata filtreerima seda tüüpi aktsiaid, mis meile parasjagu meeldida võiks. Ma pean tunnistama, et mina kui investeerimisplatvormi juhina, ma arvan, et enamus, väga-väga suur osa enamus, ma isegi ei tee seda. Mu investeeringud on suhteliselt lihtsalt hästi laiapõhjalistesse pikaaegsetesse ETF-idesse, mis suures plaanis nagu jälgivad turgu, et see aitab lahendada ära selle olukorra, et ma ei pea liiga palju nagu arvama, kas see üksikettevõte teeb hästi või kuhu see läheb. Ja siis ma võib-olla investeerin nagu üksikettevõtetesse hästi väikese osaga pigem asju, mis mulle väga võib-olla tööalaselt nagu loogiliselt tunduvad, sest ma nagu töötan selle tehnoloogiaga, ma näen, et seal on nagu võimekus ja muud asjad, aga võib-olla isegi ei lähe nagu väga süvitsi tihtipeale. No vot, nüüd me jõuamegi sinna, et võib-olla mingisuguses faasis, kui meil see investeerimishuvi on hästi suur, siis see tundub põnev kammida läbi neid tuhandeid aktsiaid, mida maailmas börsidel on ja otsida sealt neid kirsikesi tordil. Aga mõni ei taha seda üldse teha, mõnele ei meeldi finantsanalüüs või tehniline analüüs, mida iganes. Teisel pole aega, kolmandal on oma hobid ja pere, on ju. Ja siis tulevadki mängu need turuindekseid kopeerivad fondid. Ehk siis me räägime sellisest lühendist nagu ETF, Exchange Traded Fund, börsil kauplev fond. Ja oleme siia ette pannud teile pildi siis sellisest fondist, mis on kõige laiapõhjalisem, mis sisuliselt tähendab seda, et ta koondab endas võimalikult paljude riikide, regioonide, sektorite aktsiaid ja võimalikult palju aktsiaid. Ehk antud juhul me räägime Vanguard FTSE All World ETF-ist, kus on üle 3500 erineva aktsia, ligikaudu 50 erinevast riigist ja seal muuhulgas on siis ka see nüanss, et seal on nii 23 arenenud tööstusriikide börsi kaasatud, USA, Kanada, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja nii edasi, kui ka on kaasatud arenevate riikide aktsiad. Me räägime siin Brasiilia, India, Hiina, Lõuna-Korea, osade kategoriseerimiste järgi on jätkuvalt veel arenev riik. Ja see on ikkagi äärmiselt mugav viis, ma nüüd ei tee nalja, on ju, ühe ostuga saada korraga rohkem kui 3500 ettevõtte aktsionäriks. Ühe ostuga ja siin on nüüd see suur pluss ja maasikas veel see ka, et me tegelikult ei pea üldse muretsema, et missugused ettevõtted on need potentsiaalsed tulevased võitjad, missugused sektorid on potentsiaalsed tulevased võitjad, missugused regioonid või riigid on tõusvad, missugused langevad, sellepärast et need ETF-id ja fondid on üles ehitatud nii, et kõik see kohandumine toimub seal fondi sees ja indeksi sees automaatselt. Mis tähendabki seda, et me ei pea pead murdma selle üle, et arenevatest riikidest kummal siis läheb paremini Indial või Hiinal ja tegema eraldi panuseid on ju nende riikide peale. Me ei pea mõtlema, et kummal läheb täna paremini USA-l või Euroopal ja tegema eraldi panuseid. Kõik on siin ETF-is sees ja üks võidab, teine natukene vähem võidab, me saame sellest kõigest osa ja me ei pea siin ise mingisuguseid vangerdusi tegema. Ja tavaliselt on ju fondidel on kulukuse määr ka, ehk fondijuht tahab oma toimetamise eest tasu, et ta seal neid 3500 aktsiat
portfellis kenasti haldab ja hoiab, siis nagu te näete siin TER ehk aastane kulukuse määr sellel Vanguardi fondil on 0,22%, mis on igati selline mõistlik kulukuse määr, et võitegi omale sellise rusikareegli panna, et alla 0,25%, kui on kulukuse määr, siis on tegu päris soodsate fondidega. Täna ma ütleks, et sihuke 0,5, 0,6 ja sealt ülesse, siis on juba nagu kallid ETF-id on ju, et siis me maksame natukene krõbedamat tasu fondijuhile. Aga nagu te näete, on ju, et siin topis on meil kõik need maailma suurimad ettevõtted kenasti reastatud. See, kas täna on Nvidia peal või Apple või Microsoft peal, sõltubki täpselt sellest, kummal aktsial läheb parasjagu paremini. Kui vaatame siin võib-olla mõned kuud või kvartalid tagasi, kord oli seal topis Microsoft, siis vahepeal oli jälle Apple, täpselt nii ta käib, meie ei pea siin mingisugust ümberkorraldusi oma portfellis tegema, see kõik käib selle fondi sees. Ja huvitav ongi see, et sageli öeldakse, et see indeksi investeerimine või laiapõhjaliste ETF-ide ostmine, et see on passiivne investeerimine. Minu kui investori jaoks, sinu kui investori jaoks, see on passiivne. Me ostame ja hoiame, aga seal fondi sees toimub kogu aeg selline ümberkorraldamine, rebalansseerimine teatud puhkudel on ju, filtreerimine, missugused aktsiad üldse sobivad sinna fondi, missugused mitte ja nii edasi, on ju. On võitjaid, on kaotajaid, midagi, mis liigub fondi sisse, midagi, mis, ma ei tea, lähevad pankrotti või võetakse konkurentide poolt üle, kaovad sealt portfellist ära. Et tegelikult seal fondi sees toimub päris palju asju, aga meie jaoks see kõik on nagu passiivne investeerimine. Ja tulles tagasi, Martin, selle sinu öeldu juurde, et sulle meeldib investeerimisel lihtsus ja mugavus, siis mulle mõnes mõttes täpselt samamoodi, et ma olen algusest peale püüdnud oma portfelli üles ehitada ka nii, et arvestades mu seda investeerimise tausta, siis mulle marudalt meeldib neid üksikaktsiaid analüüsida, aga see on ikkagi üks plokk minu portfellist. Teise väga olulise osa moodustavadki need laiapõhjalised ETF-id ja ma ise näen täna, et need ETF-id on justkui turvavõrk ja kaitse selle vastu, et ma äpardun oma aktsiavaliku otsustega, sest tuletame meelde, on ju, isegi elukutselised fondijuhid, statistika ütleb 80–85% ajast jäävad nendele samadele turuindeksitele alla. Aga jah, ma arvan, et see vastab ka tegelikult ühele küsimusele, mis meil siin Sliidos on küsitud, et kas portfellis peaks olema rohkem fonde või üksikaktsiaid, et fondid on hästi, kui nagu võtta laiapõhjalised suured fondid, see on hea turvavõrk tegelikult, mis väga hästi käitub turuga ja üksikaktsiad, lihtsalt sa saad volatiivsust ja sa pead siis sellega rohkem tegelema. Ma küsin veel paar asja siit ära, mis siin on küsitud, et üks inimene küsib kohe, et tegi Lightyeari konto ja see on nii palju ETF-e, et kuidas nagu, millist ETF-i siis valida? No kõige lihtsam on tegelikult mõelda, et me enamasti teame, mida me natukenegi tahame, et kas me tahame mõnda sektori ETF-i või me tahame seda laiapõhjalist globaalset ETF-i, siis alusta sellest, et vaata, mis on selle ETF-i alusindeks ehk kuhu ta täpselt seda raha paneb ja kas see vastab siis sellele, mida sa soovid, on ju. Antud juhul see alusindeks on FTSE All World ehk me teame, et üle maailma kõik riigid, regioonid ja suuremad aktsiad siis. Ja järgmine kriteerium, ma ütleks, on see, et kui suur on selle fondi varade maht, et ta oleks piisavalt selline, nimetame siis seda, et elujõuline fond ja vaataks ka seda aastast kulukuse määra ehk TER-i, nagu ma ütlesin, alla 0,25 on soodne. Ja enamasti mõistlik on valida selline fond, mis kaupleb selles valuutas, mis sul parasjagu kontol on ka. Et kui sa saad palka eurodes, su säästud on eurodes, osta eurodes noteeritud ETF, ära kuluta raha valuutavahetuse peale. Kui sul mingil põhjusel on säästud või sissetulekud dollarites, sama ETF-i sa leiad täpselt samamoodi kauplemas ka dollarites, täpselt sama ETF portfell on täpselt sama kulukuse määr, kõik on sama, on ju. ETF-id ongi, me võime mõelda ETF-idest kui tehnoloogiast, mis on loodud siis selliselt, et erinevate vajadustega investorid saaksid hästi lihtsalt osta ühte ja sama asja. Jah, et võib-olla kui nagu hästi suurelt öelda, et nagu Vanguard All World on hästi-hästi populaarne ja eriti just Euroopas lihtsalt sellepärast, et see katab suurt osa maailma, aga hästi suuresti ka USA. Maailma
nii-öelda hästi populaarsem vist on SP500, kus on siis USA 500 suurimat ettevõtet, aga selle nii-öelda häda või võlu on ka nagu selles, et see on hästi Ameerika käekäigust siis sõltub ka siis hästi palju meie enda valuutadest ja kuidas Ameerikal läheb ja nii edasi, et see on kindlasti väga mõistlik ETF, aga see on siis pigem siis ühesuunaline, et meil on siin ka Euroopa-suunalised ETF-id, et suures plaanis sa saadki nagu sisse toksida, et sul on kas kogu maailm, Euroopa, USA ja siis sa võid minna täiesti nagu sektorite põhiselt, et sealt siis nagu valida endale. ja Aga see, jah, kui sa paned järgmise slaidi, siis ühe asja võime veel lahti rääkida, et hästi sageli küsitakse seda ka, et kui ma võtan nüüd sellesama globaalse ETF-i, siis kas ma võiks võtta juurde SB500 ETF-i või Nasdaq 100 ETF-i, on ju, et mulle meeldivad tehnoloogiafirmad, siis nagu te siin näete, all vasakus nurgas Ameerika Ühendriigid moodustavad, Ameerika Ühendriikide ettevõtted moodustavad 60% selle fondi portfellist, mis tähendab, et siin on sees kõik Nasdaq 100 ettevõtted, siin on sees kõik SB500 ettevõtted ja lisaks veel ka keskmise suurusega ettevõtted ja väiksema suurusega ettevõtted USA-st. Et sisuliselt, kui sa teed midagi sellist, et sa ostad poole rahaga oma portfellist seda Vanguardi fondi ja teise poole rahaga näiteks Nasdaq 100 ETF-i, siis sa koheselt justkui rohkem kui duubeldad USA osakaalu, eks sa teed nagu topeltpanuse Ameerikale ja mingile käputäiele väikesele arvule ettevõtetest, on ju. Et nii Nasdaq 100 kui SB500 ettevõtted, kõik on kenasti siin olemas ja hõlmatud. kohe kasutan võimalust, et siin on üks küsimus on veel, et inimene küsib, et siin üleval on kaks tikerit, VVCE ja VVRL, et tunduvad sarnased asjad või sama asi, et mis neil siis vahet on? Enamasti on nii, nagu ma ütlesin, et ühte sama ETF-i saab osta erinevates valuutades, siis on tehtud ka erinevad sellised vormid, et on V2VCE sümboli alt ostetuna selline fondi formaat, kus kõik saadud dividendid, mida aktsiad Nvidia, Apple, Microsoft fondile maksavad, kõik need saadud dividendid fond reinvesteerib ise edasi automaatselt ja V2VRL on selline fondi osakuliik, kus siis kõik need saadud dividendid makstakse antud juhul üks kord kvartalis investorile välja. Ehk üks on dividendi reinvesteeriv, teine on dividendi välja maksev. Kumb on parem? Noh, objektiivselt võttes see, mis reinvesteerib, see on kriipsu võrra optimaalsem. Samas teisalt, kui sa mingil põhjusel tahad seda rahavoogu näha, on ju, tahad ise otsustada, kuhu sa mingil hetkel saadud dividendid reinvesteerid ja see aitab sul paremini kursil püsida, siis noh, see ei ole surmapatt, on ju, kui sa valid selle dividendi välja maksva ETF-i. Suurepärane. Aga liigume siit nüüd kuuma teema juurde, et palju sa ikkagi maksad kõige selle eest ja kuidas sa oma maksudest peaksid mõtlema? Et kuidas sa, Märtin, mõtled tehingutasudest? Vanast ajast alates on hästi lihtne rusikareegel, ära mitte kunagi maksa rohkem kui 1% tehingusummast tehingutasudeks. Olid ajad, kus meie kodumaised pangad võtsid ju 19 või isegi 25 eurot või dollarit per tehing, mis tähendas seda, et minimaalne summa, millega sa välisbörsidele minna said, oli 2000 kuni 2500 eurot, on ju. Ja täna on meil pilt natukene teine ja pilt on ekstra teine selles vallas, kui me räägime ETF-idest, on ju, ehk sellest kõige mugavamast viisist. Et te olete läinud seda teed, et teinud platvormi, mis on pikaajalisele kogujale investorile soodne, ehk nende ETF-ide soetamine on tasuta, mis tähendab, et sa võid ju investeerida 100 või paarisaja euro kaupa ja ei saa siis seda tehingutasu, on ju. Ja noh, tegelikult seal teine aspekt lisaks tehingutasudele, mida vaadata, on kontohaldustasu, kellel on, ei ole, ja valuutavahetuse tasu täpselt samamoodi, et kui sa toimetad erinevate riikide börsidel, kus on erinev valuuta. See on, ma võin natuke tagamaad kirjeldada, et miks me otsustasime, et me ETF-ide juures tasu ei võta, siin on kaks asja. Me avastasime seda, et kuidas inimesed käituvad, kuidas me ise käitusime. Et kui mina alustasin investeerimist, siis esimene asi, mis sa tegid, oli see, et kuna iga tehing maksis päris palju,
aga teiselt poolt oli see, et sul on aktsia hind on päris kõrge. See tähendab, ma käisin iga kuu tööl, sain raha, aga ma selle raha eest ei saanud osta ühte aktsiat, sellepärast et see oli natuke vähe. siis ma pidin koguma seda 3 kuud seda raha, onju. ja siis see on niisugune eraldi töö jälle, kus sa kogud seda raha ja siis lõpuks lähed ostad, sest noh, siis sa saad selle aktsia kätte, aga teiselt poolt siis on see teenustasu nagu mõistlikum. ja see tundub nagu asi, mis teeb nagu mõttetult raskeks selle investeerimise. ja teine asi, mis on nagu huvitav, on see, et Ähm, kui sa võtad suured populaarsed ETF-id, siis neid ei ole väga palju. ja kui sa oma tehnoloogia hästi ehitad ja ma toon sulle näite, et kui sul on tavaliselt on 100 eurot ja sa lähed kuskile investeerima, siis investeerimine on väga kallis. kui sul on 1 000 000 eurot, siis investeerimine muutub tihtipeale hästi odavaks. kui sul on 1 miljard eurot, siis pangad maksavad sulle selle investeerimise eest tihtipeale. et see natuke näitab seda, et kuidas nagu raha hulk mõjutab seda. ühesõnaga, kui me vaatasime seda, siis tehniliselt tegelikult ETF-ides investeerimine on väga odav. Aga seda lihtsalt ei viida nagu jaeturule. et kui sa võtadki selle, et sa saad teha murdosa aktsiad ja saad selle ETF-id nagu odavaks teha, siis sa annad inimestele võib-olla kõige tugevama relva selleks, et oma nagu finantsinvesteeringuid enda nagu kätte võtta. et sa ei pea liiga palju siin leiutama ja hüppama läbi rõngaste, vaid see on see, mis aitab sul teha mõistlikke otsuseid. et see on siis, me oleme otsustanud, et see on siis meie nagu backbone või see nagu tugisammas, turvavõrk, millest sa ennem rääkisid. et see on see, mis sobib meie klientidega väga hästi. ja aga kõik ülejäänud investeeringud, kus sa ostad nüüd üksikaktsiaid Euroopas või USA-s, sest see on see koht, kus me võtame sult väikese tasu. Siiski nagu kordades vähem kui teised, sest me suudame tehnoloogiat päris hästi teha, aga see on see tegelikult koht, kus et noh, meie ettevõttega teenib raha. et see lihtsalt annab selle hea situatsiooni, kus meie ja kliendi huvid on samas kohas. Ja siit tabelist me saamegi on ju siis arvutada lihtsalt välja, et ETF-ide puhul justkui seda miinimumpiiri ei ole, millega on mõistlik osta objektiivselt vaadates on ju. USA aktsiate puhul sisuliselt $100 võid juba minna toimetama sinna USA börsile ja sa oled piisavalt kuluefektiivne, paari sajaga on tegelikult on ju veel parem per tehing siis. nii, Eestis on läbi aegade 2 koolkonda, osad investeerivad eraisikuna, osad investeerivad ettevõttega. mis toimub, miks nii? kumb on mõistlikum? No natukene sõltub ühest ja teisest, räägimegi siis sellest, et enamus ajast või noh, et või ma ei tea, kas täna saab enam öelda enamust, aga väga pikka aega oli Eestis kasutusel eraisikuna investeerimisel tavakonto. See tähendab seda, et iga kord, kui sa midagi müüsid ja said kasumit, siis sellelt kasumilt järgmine aasta sa pidid selle kasumi deklareerima ja maksma tulumaksu. Nüüd ettevõtte all investeerides oli lugu teine. Raha oli ettevõttes, sa võisid osta, müüa, vahetada, saada kasumit, kahjumit, vahet ei olnud seni kaua, kuni see raha püsis ettevõttes, mingisugust tulumaksu ei olnud. Ja investeerimiskonto süsteem loodigi tegelikult sellel eesmärgil, et võimaldada siis eraisikutel lihtsamini investeerida, tuua seesama loogika, maksustamise loogika ka eraisikule kättesaadavaks, et eraisikud ei peaks siis minema ettevõtteid asutama ja sealtkaudu investeerima need, kes tahavad maksuefektiivselt investeerida. Ehk investeerimiskonto puhul meil on siis selline lugu, et deklareerime maksuametile ära tuludeklaratsiooni sektsioon 6.5 esimene osa. Meil on investeerimiskonto selles ja selles pangas või selle ja selle maakleri juures. Paneme sinna need kontode numbrid või pangakonto puhul IBANid. Ja siis sektsioonis 6.5 teine osa deklareerime ära kõik need liikumised, mis seal kontolt sisse või kontolt välja on liikunud. Ehk antud juhul me siis investeerimiskonto süsteemis vaatame alati seda, kui palju läks raha sisse, kui palju tuli sealt välja. Maksukohustus investeerimiskonto puhul tekib täpselt nii nagu ettevõtte puhul alles siis, kui sa oled välja võtmas rohkem, kui sa oled sisse pannud. Et see on see suur pilt. Investeerimiskontosid võib ühel eraisikul olla mitmeid, ei pea olema üks, võib olla väga erinevaid. Praktilisest küljest ma soovitan seda, et kui sul on mitu kohta, kus sa investeerid, siis tee üks keskseks kontoks on ju, et mingi konto las olla keskne konto, kus sa siis, ma ei tea, oma säästud kannad sellele ja sealt kannad siis laiali erinevatele investeerimisplatvormidele või maaklerite juurde või kuhu iganes.
et see teeb asja su enda jaoks pärast lihtsamaks. ja, ja tulebki siis seda investeerimiskontot igal aastal deklareerida, ükskõik, kas sa teed seal tehinguid või ei tee, ükskõik, kas sa teed seal sissemakseid või ei tee, ära unusta, et iga aasta sa pead deklareerima, et sul see investeerimiskonto on. Ja investeerimiskonto süsteemi sobivad niinimetatud finantsvarad ehk valdavalt siis börsil kaubeldavad varad, aktsiad, ETF-id, võlakirjad, rahaturufondid ja muu taoline. nii, aga ikkagi see ettevõte. No on mõned konkreetsed juhtumid, millal on mõistlik tõesti kaaluda ettevõtte alt investeerimist. No üks loomulik asi on see, et ma ei tea, ma olen vabakutseline või aeg-ajalt esitan mingisuguseid arveid oma ettevõtte alt ja saan sinna tulu. Tahan seda tulu investeerida, ei ole ju mõtet seda palgana välja maksta või dividendidena välja võtta. mõistlik on see investeerida kohe ettevõtte alt. Teine asi, sa oled selline hästi aktiivne investor või kaupleja. Osad maaklerplatvormid või kauplemisplatvormid ei, ütleme, et enamus välismaiseid ei ühildu Eesti Maksuameti süsteemidega, nii et sa pead seal tegema meeletult käsitööd. Ja Lightyear õnneks on nüüd, teie lahendasite juba eelmisel aastal selle osaliselt vähemalt ära, nüüd see aasta vist täielikult, et saab saata kõik vajalikud andmed Maksuametile otse tuludeklaratsioonile. Aga kui sa oled, noh, ma ei tea, mida iganes sa kaupled, on ju, mitte finantsvara nagu vahest krüptod või valuutad või oledki selline päevakaupleja või algoritmiline kaupleja kuskil välismaisel maaklerplatvormil, siis mõistlikum on seda teha ettevõtte alt. Kui sa toimetad üürikinnisvaraga, jällegi ettevõtte alt on paljuski lihtsam ja mõistlikum. Seda ma ütlesin, et kui sa investeerid mitte finantsvarasse, siis seda ei saa investeerimiskonto süsteemi kaasata. Neid kõiki asju ongi mõistlik teha ettevõtte alt, siis ei teki kohe seda tulumaksukohustust. Ja, ja loomulikult, kui sa oled selline aktiivne investor, kes täna hoiab aktsiaid, müüb need maha, läheb korraks krüptosse, võtab sealt raha välja, soetab mingi üürikorteri, on ju. Kui sa varaklasside vahel vara liigutad või raha liigutad, siis täpselt samamoodi ettevõtte all on seda enamasti teha maksuefektiivsem. Kui sa liigutad raha ETF-id versus aktsiad versus võlakirjad, mis kauplevad börsil, siis ei ole vahet, need on kõik finantsvarad, sobivad kenasti investeerimiskonto süsteemi. Aga nii kui tulevad mängu mitte finantsvarad nagu valuutad, krüptod, ma ei tea, idud, ühisrahastused teatud puhkudel, kinnisvara, siis. Ja võib-olla viimane tahk on see, et kui sa ehitad oma portfelli üles sellise pika vaatega, et sa midagi soovid jätta ka oma tulevastele põlvedele, siis ettevõtte pärandamine on tulumaksu mõttes oluliselt soodsam, kui jätta eraisikuna oma portfelli jääkpärijatele, et siis läheb kogu sinu, no ütleme, et sinu portfell, pärandatav portfell on näiteks 100 000, on ju, millest soetusväärtus on võib-olla 80 000 ehk justkui kasumit on ainult 20 000. Kui sa selle ise oma konto tühjaks teed, võtad kõik raha välja, siis sa maksad tulumaksu 20 000 pealt. Aga kui sa nüüd pärandad selle 100 000 portfelli, vot siis sinu pärijad maksavad tulumaksu kogu selle 100 000 turuväärtuse pealt ehk soetusmaksumus on arvestuslikult null. Ja seetõttu on mõistlik siis juba ette mõeldes kaaluda seda, et kui sa midagi tahad pärandada, siis ehita ettevõtte alla seda portfelli. niisiis siin on mitmeid küsimusi erinevate deklareerimiste ja asjade kohta, et ma lihtsalt hästi põgusalt käin üle, et kui sul on tavakonto alt investeerimine, siis kui sul on uus aasta, siis sa deklareerid oma ostud-müügid ja siis sa pead sisuliselt igalt tulult, mis sa sel hetkel said, siis deklareerima tulu. Kui sul on investeerimiskonto all, siis sa investeerid seda või sa deklareerid sisuliselt kontole sisse väljakandeid, et ja siis sealt tekkinud tulu, mitte siis iga aktsiatehingu pealt tulu, mis annab sulle võimaluse, et ostad aktsia, müüd, ostad ETF-i, et sul on võimalik seal vahel käia, sa ei pea iga kord seda tulumaksu sellest ära maksma. Ja ettevõte siis annab sulle nagu laiema võimekuse läbi erinevate varaklasside liigutada. Siin on üks asi, miks vanasti võib-olla investeeriti ka rohkem ettevõtete alt, oli lihtsalt see, et sul võib-olla platvormid, mis pakkusid soodsamaid investeerimisvõimalusi, näiteks meie või Interactive Brokers, nendel ei olnud investeerimiskontosid, siis inimesed tihtipeale tegid endale ettevõtte alt, et sealt investeerida. Täna on palju lihtsam, et täna on Eestis ka seadused on muudetud, et sul on võimalik siis investeerimiskontot deklareerida maksuametis. See oli ka küsimus, et mida see tähendab, see deklareerimine.
et sisuliselt sa lähed meie platvormi, sa saad öelda, et see on investeerimiskonto ja siit tegelikult vajutad nuppu ja need sinu tehingud jõuavad otseselt maksuametisse, et ega sul midagi rohkemat nagu ei ole, et see on maksuamet peab ütlema, et see on lihtsalt investeerimiskonto. Niisiis hästi põgusalt Lightyearist me oleme siin juba rääkinud, aga nagu eesmärk, miks me seda kõike ehitame, me alustasime selle platvormi ehitamist 5 aastat tagasi selleks, et investeerimisega seotud kulud alla tuua, et oleks mugavam investeerida, et oleks moodsam, et Euroopa on kuidagi natuke jänni jäänud selle investeerimismaastikuga. Ta on kuidagi pankade domineeritud olnud ja pangad nagu väga tegelikult neid ei huvita see investeerimine, nad on rohkem nagu laenuäris, nad on selles väga tublid, aga investeerimist nagu ei ole edasi arendatud, et me oleme võtnud siis selle eesmärgi, et kõikides Euroopa riikides, täna me oleme umbes 25 riigis, tuua siis kohalikud turud, kohalikud valuutad, kohalikud maksulahendused, tuua kulud alla ja teha võimalikult nagu mugav ja lihtne nagu lahendus, et inimesed saaksid investeerida. Me oleme Eesti meile eriti nagu südamelähedane, sest me oleme Eesti Finantsinspektsiooni reguleeritud ettevõte ja nende poolt järelevalvatav siis. Et kui teil on tagasisidet, siis palun kirjutage meile otse, et see on nagu üks koht, kus me tegelikult õpime, kuidas nagu toodet paremaks teha. Me hästi palju loeme, mida kliendid kirjutavad ja noh, seesama, et me alustasime äpina. Kliendid tulid meie, äpp on küll väga tore, aga ma tegelikult tahan ju veebis ka teha, et ma tahaks, et mul oleks suur ekraan. Teie tagasiside pealt me selle tegime. Meie kasvufond, mis siis investeerib sinna rahaturufondidesse, on täpselt sellel samal põhimõttel, et inimesed ütlesid meile paar aastat tagasi, et intressid lähevad üles, Euroopa Keskpanga intress läheb ka üles läbi selle inflatsioon üles, aga ma tahaks ka saada mingit kindlamat kohta, kuhu ma raha panna ja siis me leidsime võimalust seda teha. Et see tagasiside on nagu väga-väga oluline meile. Ja siin on nüüd üks asi, mis ma tõin siia sisse, see ei ole tegelikult avalik info veel, me ei ole seda laivi pannud, aga täpselt sellest, et kui me siin Märteniga oleme rääkinud, et noh, tihtipeale võib-olla palju ETF-e, kuhu siis sa nagu investeerid, kuidas seda esimest sammu teha ja nii edasi. Et me oleme otsustanud tuua sihukese lahenduse, mille nimi on, ma nüüd on vastuse võlgu, mis see eestikeelne nimi on, inglise keeles on ready-made plans. See tähendab, et sul on 3 valikat, et sul on keskmise kasvustrateegia, keskmise riskiga, kasvustrateegiaga ja siis viimane on siis maailma aktsiate ETF, et sa saad otsustada, millises grupis sa tahad olla ja siis hakata investeerima läbi selle, et tekib sulle konto, kuhu sa paned raha peale, siis ta investeerib lihtsalt konkreetselt sellesse gruppi ja sul on väga hea viis alustada investeerimist ja siit sa saad edasi hakata mõtlema, et kas sa tahad üksikaktsiaid kõrvale osta, sa tahad mingeid muid ETF-e sinna kõrvale osta või tahad rahaturufondi, et sul on vähemalt see esimene samm on hästi lihtne ja loogiline, mis on ära teha ja sealt siis oma investeerimisteekonda alustada. Üks asi, millele võib-olla oleme vihjanud siin kõvasti, on see pikaajalisus, hajutus, aga seal oli üks akronüüm DCA ühel eelmisel slaidil, et Märten, et mida see tähendab, et mida tähendab see osta siin pildi peal? Kolmetäheline lühend DCA ehk pikalt öelduna dollar cost averaging ei tähenda mitte midagi muud kui ostude hajutamine ajas ja traditsiooniliselt räägitakse selles valguses, et kui mul iga kuu on näiteks investeerimiseks 500 eurot, siis ma lähengi ja selle 500 euro eest ostan, ütleme näiteks siis globaalset aktsia ETF-i. Ja juhul, kui hind on kõrgem, saan tükikaupa mõõdetuna neid osakuid vähem kui eelmisel kuul, järgmisel kuul on hind langenud, saan tükikaupa arvestades neid osakuid rohkem kui kuu varem on ju. Ja sisuliselt me justkui, see on nüüd see mitteametlik teine tasuta lõuna, mida finantsturud pakuvad, on ju. Et sa saad sama raha eest tükikaupa rohkem osakuid ehk rohkem kaupa, kui hind on odavam. Ja kui sa nõnda toimetad, siis sa saad sellist päris head ja toredat tootlust, aga mis see võib-olla nagu olulisem asi on siin, ongi see järjepidevus, et ma jällegi saan tuua näite oma enda investorkarjäärist, et sihipäraselt portfelli üles ehitanud aastast 2013 ja praktiliselt esimestest hetkedest alates panin omale Google Calendrisse kirja iga kuu 1. ja 15. osta ETF-i.
ja täpselt nii ta ongi, et noh, mina valisin 2 korda kuus osta, sellepärast et ma hakkasin ettevõtte alt ka toimetama ja ettevõttesse laekub rahavoogusid nagu erineval ajal kuu jooksul. Eraisikuna mul oli siis 1 kord kuus palgapäeval, pool raha läks kunagi ammu-ammu alustades dividendiaktsiatesse, teine pool ETF-idesse ja vot täpselt nii oligi, et kalendris oli alati meeldetuletus. iga kord, kui raha tuleb, osta ETF-i. ja ikkagi sellel, noh, ma ütleks, et tegelikult investeerimise edu kõige alahinnatum tegur on järjepidevus, on ju. Et see on täiesti üllatav, kuidas ühe ja sama asja regulaarselt tegemine viib selliste tulemusteni, mida ma olen näinud klubi liikmete juures, teiste siin kohalike investorite puhul, kus mu lemmik tsitaat on see, kus mitterikkurist, mitte finantsharidusega naisterahvas hakkas investeerima ainult indeksfondidesse ja ehitas noh, üpris kärmelt üles kuuekohalise summani ulatuva ETF-ide portfelli, et tal läks selles suhtes hästi, et kuidagi alguse ajastamishetkega õnnestus ehk 2020 aprillis alustas, aga tegu oli ka nagu pigem kõrgepalgalisega, on ju, et kes siin peast natuke matemaatikat teeb. et aga näha seda progressi kõrvalt, kuidas lihtsalt läbi selle, et sa regulaarselt iga kuu teed need ostud ära ja teadke siis seda ka, et see regulaarne investeerimine on veits nagu sihuke pika vinnaga asi. Iseenda ja teiste kogemuse pealt ma võin öelda, et noh, neljandal-viiendal aastal, vot siis tuleb see heureka hetk ja natukene üllatusmoment, et siis sa näed, et see progress on selline, mida sa juba ei suuda ise ka uskuda. et ma ei tea, Martin, kuidas sul endal see kogemus on sellega? ma olen, see on väga imelik öelda, aga ma arvan, et mida vähem ma olen torkinud oma portfelli, seda edukam ma olen olnud, et noh, pika aja peale tihtipeale asjad mängivad paremini välja, et üks suur oht, mis mul tavaliselt on olnud, on see, et sa võib-olla lähed nagu hurraaga kaasa, aga siis see volatiivsus tekitab seal nagu, paneb jalad värisema ja siis sa müüd maha ja tegelikult võtad sellega kas nagu kahjumi sisse, et ma olen nagu aru saanud, et alguses ma olin hästi aktiivne investor erinevates kohtades ja noh, lõpptulemus oli tegelikult suht okei, aga ma tänaseks olen aru saanud, et tegelikult sihuke ETF-i pikaajaline dollar cost averaging või siis niisugune regulaarne investeerimine teeb täpselt sama tulemuse mulle, et ma ei pea olema targem kui turg, ma ei pea seda ajastama, et see nii on. tead, sa ütlesid, avasid nagu väga hea ühe sellise teema ja küsimuse, et ma kohe võtan siit sabast kinni ja ütlen, et millal iganes näiteks sina ka investorina, kes sa kuulad ja vaatad meid, tunned, et okei, et ma tegin investeeringud ära, nüüd tuli turule võib-olla see langusfaas, võtab jala värisema, siis kaks asja, mis ma olen näinud, et mis minevikus nagu hästi teenivad mind kui investorit ja loodetavasti sind ka, on see, et kui sa müüd, siis ära müü korraga kõike. et kui sa tunned, et sa tahad müüa või sa pead müüma, siis ürita müüa jupikaupa, ajastades neid müüke siis päevade, nädalate või kuude lõikes. ja püüa, kui vähegi on võimalik, et sa ei müü ennast kunagi tühjaks 100% rahasse, sest siis uuesti sisse minna on väga-väga palju keerulisem kui see, et sa jätad midagigi alles või näiteks pool alles oma ETF-idest. ja teine asi, kui sa ühel hetkel tunned, et jalg hakkabki värisema, ükskõik, kas see on uudisvoog on negatiivne nagu praegu mõnes mõttes või hinnad pöörduvad langusele ja sa tunned, et sa pead midagi müüma ja tahad midagi müüa ja müüdki, siis sealt edasi järgmine mõttekoht on see, et võib-olla mu see portfelli jaotus ei olnud õige. et võib-olla ma olin liiga suurelt ja liiga agressiivselt sees nendes kõikuvates varades, suure volatiilsusega varades ja mul oleks vaja natukene suuremat sellist rahulikumat tükki sinna portfelli juurde. olgu need võlakirjad või rahaturufond või võlakirjafondid või mida iganes, on ju. nii, me oleme tegelikult ajast juba kõvasti üle läinud, et me oleme siin päris palju küsimusi ka läbi võtnud, et ma võib-olla küsin siis ühe väga lihtsalt lihtsama ja teemakohalise küsimuse, et inimene küsib, et mis summast on mõistlik hakata investeerima? ei ole vahet, minu arust ei ole vahet. üks on parem kui null, lõpmatult palju parem.
noh, kui me tahame nüüd hakata rääkima mingisugustest ambitsioonidest jõuda kuhugi, on ju, kuuekohalise portfelli või seitsmekohalise portfellini, siis tuleb natuke realistlik olla, panna numbrid sisse ja vaadata, et kui ma panen iga kuu 1 euro, kas ma oma eluajal jõuan sinna või ei jõua, no tõenäoliselt ei jõua. et saabki välja arvutada, et võib-olla siis tuleb nagu natuke rohkem panna, et jälle praktiline näide elust enesest, palju see on, 5 aastat tagasi otsustasin, et ma tahan oma ettevõtete alla üles ehitada miljonilise aktsiaportfelli. Eraisikuna mul oli pikalt olnud, aga ma tahan ettevõtete alla. Ja ma päris nullist ei alustanud, alustasin sealt kusagilt 120 000 pealt ja avastasin, et okei, et kui ma tahan seda järgmise 12 aasta jooksul teha, siis iga kuu ma pean panema aktsiaturule umbes 3000 eurot. Ja nii sai mul sellest unistusest tegelikult selge tegevusplaan. On erinevad kalkulaatorid, kus saabki seda siis välja arvutada, paned ajahorisondi, kui palju ise oled valmis sisse panema, oodatavaks tootluseks võite seal panna aktsiate puhul näiteks 8% aastas, on ju, konservatiivne tahate ekstra olla, pange 6. Ja saadki välja arvutada, et kuhu sa siis jõuad nende summadega, mida sa täna oled valmis panema. Kui sa tunned, et sa väga kaugele ei jõua, siis mõtle sedapidi, et kuidas ma saan neid ise sisse pandud summasid suurendada, sellepärast et vot need esimesed 2, 3, 4 aastat umbes 75% portfellist moodustab sinu enda sisse pandud raha ja siis hakkab kerima see lumepall ja me näeme graafikul seda mõnusat hokikeppi ehk seda liitintressi efekti. See on suurepärane mõte, millega tänane teema siis kokku tõmmata. Et kui siis võib-olla peast nagu lühidalt kokku võtta, et aeg turul on olulisem kui turu ajastamine. Hajuta oma portfelli, ära ole ühe ettevõtte mõjusfääris. Väiksema summaga alustamine on mõistlikum kui mitte alustamine. Ja regulaarsus on tihtipeale võiduvõti. Täpselt nii. Suurepärane. Kuule, aga tänud, Märten, et sa aitasid meil kaasa mõelda, et kuidas edukaid investoreid luua. Ja me siin poolt tõmbaks siis omalt poolt kokku. Järgmine nädal me saadame ka selle video välja kõigile, kes tahavad seda uuesti vaadata või seekord jäid ilma. Ja me proovime sihukese kerge regulaarsusega neid teemasid lahti võtta. Tundub, et inimestel on päris palju huvi, et kuidas investeerimist täpsemalt käib. Kuule, suured tänud, Märten, ja näeme veel. Võta heaks.